väga tihti oled sinagi seal minule tõotusi andes, minule tõotusi andes. Oma unedes tantsin ma laudade peal, valge on hommikul mu tuba. Miks nii hilja ma märgata tean, unelmates, et elangi juba. Unelmates, et elangi juba. Juba, 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 juba. Juba, 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 juba. Juba, 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 juba. Kõik õitseb ära meil ümber liigutu, mõni õis, kas avanebki eal. Taas kui päev suubub valgesse uttu, oma unedes tantsin siis laudade peal. Oma unedes tantsin siis laudade peal. Oma unedes tantsin siis laudade peal. Ma tantsin, 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 tantsin. Tantsin, 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 tantsin. Ma tantsin, 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 tantsin. Tantsin, 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 tantsin. Kaua olen ma teinud tööd, aeg on elada liiga kaua. Samad näod, käes on aeg teele asuda. Hoia mul käest, las see päev annab vastused. Leia üles mäed, las näeb kogu maailm meid. Päiksest kuumamate samu plaate kuulame. Lõputult on aega, end ei vaeva asjata. Ei tee suuri plaane, kui kokku saame, siis sõidame. 7 tuule poole, nende hoode end jätame. Naera, see päev läheb mööda, kuid ei unune. Naera, see öö meelde jääb koos, kus olime. Päiksest kuumad maanteed, samu plaate kuulame.
plaane, kokku saame, siis sõidame 7 tuule poole, nende hoolde end jätame. On 27 mai ja ma olen tulnud siia Karjamaale ühtesid tallesid otsima, sest nende emal on udarapõletik. Raiko eile õhtul avastas ja tõi ta lauta ja me tulime eile õhtul neid tallesid ka siia otsima, aga tulutult ja läks juba pimedaks, nii et pidime eile õhtul lõpetama ja täna ma siis tulin tagasi oma selle pulgaga, mis neid identifitseerib, aga ikka nagu nii raske on, ei leia igasuguseid kõiki teisi numbreid, aga eks need, kes on hädas, need ikkagi alati peidavad ennast teiste vahele, et ellu jääda. Saaklooma elu selline on ja need on oma jagu ja ega neile ei meeldi see pulk, nad jooksevad eest ära selle eest ja päris keeruline. Teagi, kuidas oleks kõige parem neid kätte saada või leiaks ma juba üles, et siis kättepüüdmine ei olegi nii raske. Nad sõid 1 päevaga selle täiesti kõrbeks siin. Raiko eile tegi seda ala suuremaks, seal taga on see roheline ala. See on see, mis siis eile siia juurde sai lisatud. Neil on siin keset seda lodu on selline mõnus puusaar, kuhu nad on omal pesa teinud. Istusin enne seal endagi tõesti päris mõnus, seal on jahedam, mul on ju välja kraabitud. Neil seal puhata putukaid on küll juba palju, aga muidu on mõnus. Nii et katsume need talled nüüd siis üles leida. Lihtsalt selline vahe. Söödud, ei olnud isegi nädal ja söömata. Söövad täielikuks kõrbeks. Moodasa kõik. Neid on nüüd nii palju ka, et neid suid jätkub. Unistades suvest kullasest suulen silmad maa. Kõlab õuelööbikute laul, mis nii uinutab. Kuulen, kuidas südada
6. juuni ja mina sõidan praegu Parve majadesse, mis asuvad Kabalas. Me peame Raikoga koos seal enda sünnipäeva. Mina sain 25 2 nädalat tagasi ja Raiko sai 2 päeva tagasi 28. Ja mõtlesime, et me tavaliselt ei ole väga suured pidajad ja tähistajad, et siis teeme seekord. Inimesi küll lõpuks jäi üsna vähe alles, aga mis sest, loodame, et tuleb ikka tore õhtu. Ella on juba väga elevil, et seal on tünnisaun ja kanuu. Ja tegime siin usinalt ettevalmistusi. Eile oli mul lambakasvatustase 4 kutseeksam, mille ma kenasti läbisin. See oli nii tore, ma olin nii närvis, et sellest sõltus nii palju seoses selle noore ettevõtja toetuse ja kõige muuga, et aga no tegelikult ei olnudki nii hullu. Ja viimasel ajal on üldse nii kiirelt. Ella on olnud nii haige või mis nii haige, aga ikkagi on mitu oli oksaviirus ja siis tal oli nüüd see 3 päeva palavik, mis tal oli 5 päeva. Olen püüdnud ikka kuusiku käia, olen võtnud küll kõik oma tervisepäevad ja asjad välja, sest lihtsalt ongi Ella oli haige ja siis ma käin ka praegu ühes piimafarmis praktikal, ülikooli praktikal siis ja see võtab oma aja, aga see on ikkagi olnud hästi põnev, ma olen hästi tänulik, ma olen sealt hästi palju saanud uut kogemust ja veistega seoses ja saanud mõtteid mõlgutada, et kas ma ikka endale veiseid tahan ja mis nende ravimine reaalselt tähendab ja kõik see ja seal on hästi tore veterinaar, kes nii hästi seletab seda veterinaarpoolt, nende haiguseid, ravisid, et see tegelikult on nii põnev ja ma mõtlen, et vetopi võiks küll midagi olla, mida ma võiks teha, aga kahjuks ei ole see üldsegi ausalt tasustatud. Aga enda jaoks võiks seda ikka õppida. Ja tegelikult on ka nii, et ma olen nüüd töökohta vahetamas 6 aja pärast. Lähen PTA-sse tööle. Lõpuks sellele erialale, mida ma siis nüüd õpin, et loomade poolele ja loomade heaoluga tegelema, mis on tore ja põnev ja ma arvan, et seal saab ka väga palju õppida ja selles mõttes hea kogemus. Ka lammastega, et on olnud mingit kummalist mastiiti, mis lõpuks on olnud küll kõik seletatav, aga ikkagi üsna palju ja ei taha ravile alluda ja see on võtnud nii palju aega ja energiat ja söövad nii palju ja neid kopleid tuleb nii tihti ehitada ja kui laps on haige ja ise tunned ennast halvasti, siis see kõik on nagu päris keeruline. Aga siiamaani olen hakkama saanud ja tegelikult on tore looduses toimetada ja nii, aga kui sa oled päev läbi kuskil mujal olnud jalul ja laudas tuleb väga palju samme, sest seal on väga pikad vahemad nendel lautadel ja sa põhimõtteliselt päevad sa jooksed seal. Ja siis tuled koju ja siis ka pimedani jooksed seal ja siis sul on veel laps, kes võib-olla ei taha nii väga seal karjamaal enam üks hetk olla, aga siis pead teda lõbustama samal ajal, et siis see on paras väljakutse, aga tegelikult on ikkagi suures pildis tore ka ja üliäge, et meil on selline võimalus, meil on see kari. Tegelikult see on mingi. Aga sellegi poolest väga raske, et ei tasu luua mingit illusiooni, et talupidamine ja loomadega toimetamine, et see on nagu see Instagrami elu, kus kõik on nii nunnud lambad ja nii nad jäävad haigeks ja nad vajavad ravi ja igasugu asju tuleb ette. Aga vot, selline update praegu. Seal nad ootavad mingi kaamik. Tore on lihtsalt veenduda selles, et nad on olemas. Ja neil on hästi. Neil on juua. Neil on süüa. Siit nad tulid. Said tühjaks. Nüüd nad on seal. On 18 juuni. On olnud väga pikk päev. Hommikul viisin lapse lasteaeda. Läksin sinna piimafarmi tööle või praktikale, kus ma praegu käin.
tegin seal poole kaheni igasugu erinevaid asju ja siis läksin juuru korraks, siis mul oli pea, keegi suutis mulle pähe sittuda sitane ja ma pidin Renjuga minema arstile ehk siis ma käisin hästi kebe duši all ja siis me läksime Renjuga Tallinnasse arstile. Ta käis narkoosis, kõrvu puhastamas ja rohtu panemas, sest teistmoodi hetkel ei ole võimalik. Õnneks läks kõik kenasti. Siis me tulime linnast tagasi ja Raiko võttis Ella lasteaiast ja läksime siis korraks Raiko vanemate juurde, sest reedel tuleb Raiko isa Ella sünnipäeva kingiks, aitab siis ehitada Ellale mänguväljakut. Need plaanid kokku leppida. Sõime seal natuke, istusime tunnikese. Raiko siis, kui ta Ellal läks järgi, ta võttis Kotsi ja Novaga kaasa. Panin elektri sisse. Peksab kenasti maksimumi. Käisin just lambaid vaatamas. Igal juhul siis ma võtsin Kotsi oma autosse. Käisin ruttu Keilas poes ja läksin linna trenni. Kotsi kasvataja tegi. Nii tore, ma palusin. Meil on nii vaja seda, sest see linnajalutus on nagu jäänud tahaplaanile. Ma küll igal võimalusel, kui ta on mul kuskil linnakäigus kaasas, siis võtan ta autost välja ja natuke vaatleme rahulikult, sööme maiuseid, rahuneme. Aga seda on ikkagi pigem olnud vähe. Rohkem oleme hänginud siin maal. Ja siis ma mõtlesin, et on hea harjutada ja päris palju 5 tükki oli pesakonnast meid kokku. Ja sai juba ühe trenniga päris palju paremaks seda asja. Ja siis ma sõitsin trennist tagasi ja nüüd tulin Karjamaale lambaid vaatama. Nad on teest nüüd kõige kaugemas otsas, kuhu selle autoga, kus ma linnas käisin, ei saa. Nii et siit tuleb omajagu jalutada. Ja muidugi see Karjamaa praegu on päris suur, et kui me varem tegime sellised võib-olla hektarilised jupid, siis see on äkki 2. Võib-olla need teised olid isegi väiksemad. Igal juhul need olid selle tüki kõige tagumises otsas. Korraks oli juba, kus mul lambad on. Selles mõttes, et kui ma hüüan neid mäe, siis nad tavaliselt ikka reageerivad. Ja ma hüüdsin ja ma kuulnud midagi, aga nad olid lihtsalt nii kaugel ja praegu on tegelikult tuul ka päris kõva. Aga kui ma sinna taha lõppu jõudsin, siis nad hakkasid mulle vastama ja leidsin nad üles. Tulid kõik mind nuuskima ja suured sõbrad, see maskiga naine, kes jääb meile. Ja siis see üks jäär tulid kohe paisid nõudma. Nii nunnud. Süüa oli, vett oli, kõik on hästi. Pühapäeval hakkame ilmselt liigutama. Viime nad alusse Karjamaal. Siin saab ring peale. Tegelikult võiks vaikselt juba otsast alustada uut ringi, aga tahaks selle alu ära teha. Siis tuleb juba kodu juurde, tuleb võõrutus, siis tulevad eraldi grupid, jäärtaled, uttaled, uted. Ühel hetkel saab uttaled ja uted jälle kokku panna, aga mõneks ajaks on nii. Jäärtaled lähevad siis kokku jääredega, keda on praegu 2, aga peale võõrutus tegelikult üks jäär on juba ära lubatud, läheb oma koju, et siis lihtsalt peale võõrtust sellepärast, et teine üksi jääks. Ja tegemist on oma jagu, aga varsti juba näeb, kuidas siis meil tulemused on 100 päeva massid, kui hästi on läinud, aga praegu on küll kõik tublid rõõsad ja ponšakad ja mul on ainult hea meel. Ja ongi niimoodi märkamatult õhtu jõudnud kätte, kell on 9:30, varsti hakkab päike loojumine, praegu on kaua valge, aga lähengi koju. Raiko ja Ella tegid kodus suppi. Saan suppi süüa. Siis võib-olla vaatame jällegi veel natuke raamatuid, pisime hambad ja keha ja lähmegi tänaseks magama ja algab uus päev, et nii on pea iga päev praegu, et
kui me oleme kodus, siis me toimetame hoovis või toas või koertega või lapsega. Homme peetakse lasteaias Hella sünnipäeva, tal on küll 26. juuni, aga peale jaanipäeva paljud lapsed enam ei tule lasteaeda tagasi. Enne augustit neil on juuli kuni 10. august on puhkus, et siis peetakse need kõik sünnipäevad, mis sinna vahele jäävad, homme ära. Õpetajad ütlesid, et noh, ei ole hea, tegelikult ei pea midagi tooma, aga kuna seal on ikka enamus lapsevanemaid viivad, siis nagu noh, ma ise tunnen, et võiks, aga et magusalt ei ole hea, mis noh, ma saangi aru loomulikult. Ja kui keegi seal toobid, siis seal ongi nii, et oi, kus ma nüüd tulin, okei. Igal juhul seal ongi siis nii, et pannakse kappi neile ja siis lubatakse koju võtta ja siis kõik lapsevanemad otsustavad ise, kas ja mida nad söövad. Mina mõtlesin, et ma ei lähe üldsegi toiduteed, vaid ostsin kõigile pisikese mullitaja. Selle saab oma sünnipäevaks kõigile väiksed mullitajad jagada ja siis nad saavad õues koos mullitada. Ma arvan, et on tore. Vot.